reede algas väikse tehnilise murega, et ei saanud 2 katset päris töötava autoga sõita ja siis peale 2 katset oli natuke juba hirmus, et need TR autosid täis ja sai kuidagi liiga kindla peale sõidetud ja ajab polnud üldse need, mis nagu tahaks. Mis need katsed, ütleme, nagu keeruliseks tegi oli? See tundus kõrvalt nagu selline salakavalalt tibe. Katsed olid sellised keerulised, et oli tegelikult põnev oli sõita, aga pidamist oli väga raske hinnata, et isegi selle kindla sõiduga üks kurv väga üllatas ja käisime natukene metsa alt sammalt kogumas, aga õnneks saime tervelt välja. Kahjuks teise võistluspäeva hommikul meie 2 konkurenti juba katkestanud selleks ajaks ja viimane põhikonkurent siis tegi kahjuks avarii ja peale seda oli natuke pingelangus ja sai natuke lõdvemalt võtta, et päris tõelist oma kiirust ei pidanudki aretama, et kahjuks sai natukene kulgeda. Alustaks siis eile õhtust, et asfaldil ja päris keerulistes oludes, kuidas käima saite ja kuidas välja tuli? Ei, täitsa enam-vähem. Eks muidugi momente oli, et lööke sai seal väiksed kraavid käike ja väike spinn ja asjad, et ikka momente oli, aga teine ring tuli juba puhtalt välja. Mis rehve kasutasite? Kuulsin, et see oli päris keeruline teadus. No minul ei olnud. Eks tuleb ikka kõige kallimad rehvid osta, et eks siit kohalt ongi palve EAL-ile, et äkki kehtestada ka rahvarallis monorehv, et praegu on nii, et võistlus käib rahakoti peale, et kes suudab omale paremad rehvid osta, et siis oleks monorehviga oleks rohkem asja sporti. Teisest päevast rääkides keerulised kruusakatsed, lõpp täiesti pimedas katse, kuidas päev välja tuli, kuidas kokku võtab? Ei, ma arvan, et väga hästi, et suures pildis väga ettevaatlikult ja ilma suuremate vigadeta, et eks mingid momente ikka oli, aga ei tea, minul ei olnud ühte kohas libe asjad, aga eks need rehvid maksid ka väga palju raha. Alustaks siis eile õhtust, et 4 keerulist asfaldikatset, et kas te saite kõik sõita või ei saanud? Ei, me saime ikka kõik sõita. Ja, aga meil oli see, et alguses läksime slickiga, tegelikult lõikasime natuke näppu ajaliselt, aga üldjoontes teiseks vooruks panime kruusakad ja see oli super, et õige valik selleks päevaks. Pidamise tingimused olid nii palju kruusarehvile sobivamad, mis tingimused olid? Jah, see K8 on selline üllatuslik, et peab asfaldi peal peaaegu sama hästi kui slick-rehv, aga temaga on riski palju vähem, et slickiga sa ikkagi riskid tegelikult seda nii-öelda pidamispiiri, aga kruusakaga sul on võimalus ka ikkagi TPR-velt lisa võtta kui vajadusel. Tänane päev oli praktiliselt täis kruus ja väga keerulised katsed. Kuidas see päev minema hakkas, kuidas rütmi kätte saite? Hommikul oli tegelikult rütm juba üsna hea ja ega väga nagu nuriseda ei saanud. Konkurendi eksimus tegelikult tagas meile nii-öelda liidripositsiooni ja õnneks me suutsime seda ka hoida, et katsevõitusi küll ainult 3, aga siiski tegelikult tulemuselt väga hea, et Nii-öelda piiri peal te sõitma ei pidanud? Ei eks pidime tegelikult ikka, et ega seda nii-öelda välistada ei saa, et paratamatult sa sõidad ikkagi lõpuks piiri peal, kui sa tahad midagi saavutada, et kellel momente ei ole, sellel ei ole ka üldjuhul tulemusi, Alustaks siis eilsest päevast, 4 asfaldikatset, kõik päris keerulistes tingimustes, kuidas välja tulid, kuidas käima said? No meie algune plaan oli siis need asfaldikatsed nii-öelda pimedas läbi hiilida, et top 5 saada vähemalt, et oleks siis järgmine päev hea stardikoht aga läks isegi paremini, kui ma arvasin ja ma tahtsin. Täna olid ka päris kiired ja keerulised katsed, kuidas tänane päev läks? Tänane läks veel paremini, sest mulle väga meeldivad kruusakatsed ja kruusal läheb mul enamasti hästi. No ütleme, klassis on teil konkurents väga tihe ja ühtegi sekundi kümnendikku ei kingita. Et kui keeruline see sõita on nagu vaimselt, et see peab olema ju stabiilne ja samas kiire? Jaa, selles suhtes, et väga ei tohi endale midagi ette luua, et raske on või midagi, et ma ikka üritasin oma sõitu sõita ja teistele väga mitte tähelepanu siis panna. Eilsest õhtust, et 2x2 päris keerulist asfaldikatset, kuidas rütmi leidsid ja kuidas need välja tulid? Proovisime kohe suruma hakata, kuna tavaliselt on see taktika suht töödanud meil ja tulid mõlemad katsed puhtalt välja.
Nagu ma olen kuulnud ja ka märkasin, siis rehvi valik oli päris oluline seal nendel linnakatsetel, et mis valiku tegite ja kuidas see töötas? Me võtsime Avonid, mis on meil alati hästi töötanud ja ei ole alt vedanud ja need meil töötasid 4 katsel väga hästi. Teine päev läks valdavalt kruusale ja konkurents oli teil nagu klassis on nagu ülitihe. Et räägi, kuidas päev minema hakkas ja kuidas lõpptulemus sündis? Hommikul kohe saime natukene, tekkis suur vahe sisse, kuna müül sai mööda ja siis Roose ka tagant hakkas tulema vaikselt, hakkas sekundid võtma ja siis niimoodi see päev läkski, et Roose võttis vahepeal sekundid ja siis jäingi teiseks. Kuidas sa ise tunned, et see 3 sekundit on nii väike vahe, et on seal võimalik välja tuua? Oleksid seal nii teinud siis? No kui kindlasti kohe alguses oleks suruma hakanud, siis kindlasti oleks selle 3 sekundit kuskilt leidnud. Saime kohe käima, mis oli väga hea, et esimene katse seal lennujaamas oli natukene libe, paaris kohas pidas väga hästi, et selle saime ilusti tehtud, siis läksime linnakatsele, kus oli väga märga ja libedat osad, nii võtsime natukene rahulikumalt. Ja teine läbimine, eks tee oli puhastunud ja siis proovisime natukene parandada, aga lennujaama teisel läbimisel oli väike ootamatu hetk, et pidurdusel läks tagaots nii alt ära ja peaaegu panin välja, aga õnneks klattisime ära. Teine päev oli praktiliselt kogu pikkuses kruusal, et tempo oli sul kogu aeg väga hea, et räägi natuke seda sõitu lahti. Nojah, et saime hea stardikoha, et tempo oli terve aeg tegelikult hea, et sõitsime terve aeg esi3-s, et ütleme niimoodi, et see Keremaa sobis enam-vähem. Partsi oli ka okei, aga lihtsalt seal asfaldi peal natukene oli raskusi ja nüüd peale lõunat need eriti pikad katsed, need tulid väga hästi välja, et nendega ma olen väga rahul. Võit läks selle 1 trahvinahka, nagu ma aru saan? Läks hea, et Partsi karjäärist välja tulles, et kaugelt hindasin, et põige on nagu hästi lai, aga siis, kui läks juba pidurdamiseks, siis ma sain kohe aru, et see on ikka väga kitsas ja ei saanud lihtsalt autot pidama ja nii ta läks. Alustaks siis eile õhtust peale, et 2 asfaldikatset, üsna libedad ja üsna keerulised. Kuidas need välja tulid? Ei, katsed tulid hästi välja, aga mõned eksimused olid, aga midagi hullu ei olnud. Mis see nendel katsetel eduka olemise saladus oli, kuidas see sõita tuli? Tuli sõita targalt ja mitte nagu väga hullu panna. Täna oli selline suuremas osas ikkagi kruusakatsed ja päris kiired ja keerulised. Kuidas see tänane päev läks? Ei, tänane päev läks hästi. Et hommikul alustasime vähe suurema tempoga ja nüüd viimased katsed sõitsime rahulikumalt läbi, et ilusti lõpuni jõuda. Pidamine oli ebaühtlane, mõnes kohas oli hea pidamine ja mõnes kohas ei pidanud üldse. Pääses üllatama ka? Jah. Oli napikaid? Mõned olid. Ära ei käinud? Ei käinud. Eilne päev asfaldi peal, kuidas välja tuli, kuidas rütmi leidsite? Lennujaama katse oli mega libe meie jaoks. Linnakatsel esimese linnakatse saime läbi sõita, sealt saime 8-sekundilise edu ja eks see andis ka tänaseks motivatsioonina katsena. Tänane päev läks valdavalt kruusale ja sellistele klassikalistele Hiiumaa teedele, et kuidas tempo üles saite ja kuidas päev minema hakkasid? Jaa, tempo oli hea, käiguvahetus apse tuli päris palju sisse, et ei suutnud ära otsustada, millise käiguga kurvi läbida ja viimasel katsel tegime ka ühe väljasõidu, et aga saime ilusti rajale tagasi. Peamine vastane Umbleja on väga tugev vastane. Mis taktikaga te sõitsite? Kas püüdsite kontrollida või tuli nagu tuli? Ei, pigem oli see, et me katsusime ikkagi hoida oma tempot ja oma tempoga sõita seda, et me kellegi teise tempot nagu jälgima ei hakanud.